Vabatahtlikkus on midagi sellist, mida inimene tavaliselt teeb ise, ilma et keegi seda midagi temalt üldsegi paluks. Ja kui me räägime vabatahtlikuks olemisest, millega see seostub võib-olla laiemalt, on siis kellegi aitamine, kellegi sellise aitamine, kes siis võib-olla seda abi väga vajab ja keda näiteks riik või kohalik kogukond ei ole aidanud, osundatakse tähelepanu mingisugusele probleemile, mis ühiskonnas hetkel on. Ma arvan, et vabatahtlikkus on midagi sellist. Ma ei ole liitunud ühegi konkreetse projektiga, mis siis ütleme selles tähenduses nagu ühiskond laiemalt seda vabatahtlikku tööd mõistab, kuid alati, kui küsitakse mõne projekti osas nõu või abi, olgu siis füüsiline või materiaalne, siis alati olen valmis aitama ja neid projekte tegelikult on päris palju, kus olen siis oma õla moel või teisel alla pannud. Üks osa vabatahtliku töö tegemisest on ju see, mis ma sealt saan. See sama siis outcome nende inimeste rõõmu näol reeglina, kui siis kuskil vabatahtlikkuse projektis kaasa lüüa. See on üks pool ja teine ongi siis reaalselt midagi ära teha. Et kui tihti on võrreldud, et näiteks kohaliku omavalitsuse töö on või seal volikogus kaasalöömise töö on vabatahtlik, siis mingi asutuse nõukogus kaasalöömine näiteks kohalikul tasandil Rapla maakonnas, ma nimetaksin seda Rapla haiglaks näiteks, kus Rapla haiglat selle näitena, kus ma olen aastaid kaasa löönud nüüd viimased aastad nõukogu esimehena ja see on tõesti probleem, mida ma olen aastaid näinud, mis vajab lahendamist, milleni ei ole veel jõutud, aga nüüd lõpuks viimasel aastal oleme tõesti eesmärki saavutamas ja olen ka seda välja öelnud, et selle eesmärgi saavutamisega lõpeb ka siis minu panus, me oleme jõudnud eesmärgini ja ma loodan, et inimesed on sellega rahul ja see ongi see, mida tegelikult ma kogu sellest projektist eeldasin ka enda jaoks, et jõuda eesmärgini, viia siis asutus järgmisele tasemele ja saavutada siis Raplamaa elanikele parim arstiabi kvaliteet. Igal juhul. Ma arvan, et meie ühiskond on järjest rohkem sinnapoole teel, kus riik annab vähem ja kogukond annab rohkem. Ehk et need samad inimesed, kes siis on üksteise ümber, märkavad abivajajat, märkavad probleemi, et alati ei pea ju see abivajaja olema mingi inimene, et võib olla ka täiesti tavaline lahendamist vajav probleem kuskil kogukonnas, et ma ei tea, vanasti just kohalikud põllumehed ja ettevõtjad olid need, kes ehitasid oma lastele koole, et miks me täna vaatame tihti just siis riigi või kohaliku omavalitsuse poole, et kool on kehvas seisus või ei ole piisavalt lasteaiarühmi või puudub mänguväljak lastele, et ma arvan, et mõne aasta pärast me oleme sealmaal, kus lapsevanemad järjest rohkem võtavad siis ennast vabatahtlikena kokku, lähevad, ehitavad selle mänguväljaku, lähevad ja panevad seljad kokku, kas annetavad siis sellele lasteaiale, et luua kohti juurde või teevad selle ettevõtmise ise teoks. Et ma igal juhul soovitan mõelda selliselt, et iga asja eest ei pea palka saama,
ja iga asja ei pea siis, iga asja ei pea eeldama, et kõik asjad teeb meile ära keegi teine, et tihti tuleb ka ikkagi ise käsi külge panna ja kui juba ise paned, siis ja tegemist on hea asjaga, siis on neid, kes kaasa löövad kohe päris kindlasti. Ega ma arvan, et see on natukene isegi vastuoluline, et vabatahtlikkus ja see, et kuidas peaks alustama, et ega see, need mured ja need abivajad ei ole ju kuskil mingisuguses kindlas nimekirjas, et ma arvan, et see on iga, ütleme, vabatahtlikkus ja kellelegi annetamine, mingi hea tegevus on sügavalt isiklik asi igal inimesel. Ja ma arvan ka see äratundmine, et kus kohast läheb see piir tema jaoks, et ta nüüd lööb mingis projektis kaasa või asub kedagi aitama, on sügavalt isiklik asi, aga mida rohkem inimesed on vabad märkama probleeme ja ka neid lahendama, siis seda kiiremini tuleb ka neil siis ütleme valmisolek millegagi alustada, et ma arvan, et nagu elus üldse asjadega, et tuleb ise olla avatud ja siis asjad tulevad sinu juurde, et samamoodi selle vabatahtlikkusega, et ega inimesi selleks sundida ei saa ja mida rohkem on eeskujusid, seda rohkem on ka neid, kes seda järgivad, ei tule konkreetse ideega võib-olla kaasa, aga kuskil mujal sünnib mingi uus algatus, et see tuleb aega mööda. Et mina ei oska küll soovitada, ma isegi ei mäleta ise, millal ma kõige esimesena mingis asjas kaasa lõin, tõenäoliselt oli see kuskil põhikooli 7. klassis, kus ühise siis meeskonnana läksime maanteääri koristama mingisuguse kampaania raames. Ammu pikalt enne seda, kui algas teeme ära, aga noh, sellest sündis ka meie jaoks täiesti uus idee, me hakkasime seda tegema oma selles väikeses Käru vallas siis kohaliku üritusena igal aastal, et see, kuidas alustada, see tuleb iga inimese juurde kuskilt ise. Mul on tegelikult 2 lugu rääkida. Esimene nendest on üks hea näide, mida ma viimasel ajal olen kohanud, mis on üks hea näide siis kohaliku kogukonna täiesti vabatahtlikust algatusest, on siis Kohila valla ettevõtmine koostöös siis kohalike aktivistidega, see on MTÜ Abikäsi, kes siis kogub kokku lastetoetused nendelt lapsevanematelt, kes võib-olla seda nii väga ei vaja ja koostöös vallaga jõuab see raha siis nende lastevanemateni, kes seda raha vajavad. See on täiesti anonüümne ja ma arvan, et kui ühes kohalikus kogukonnas, väikeses seltskonnas sünnib selline idee ja see raha jääb sinna kohalikku kogukonda just nende abivajajateni või jõuab nende abivajajateni, siis just sellisena on see idee kõige väärtuslikum. Et palju on räägitud sellest, et need, kes ei soovi seda lastetoetust või arvavad, et neil ei ole seda tarvis, et neil on võimalik see siis annetada tagasi või sellest loobuda ja teatavasti see jõuab siis tagasi täiesti anonüümselt riigieelarvesse, kus suunatakse kõikide muude kulude seas kuskile võib-olla täiesti teise valdkonda. Aga ma arvan, et Kohila inimesed on jõudnud väga hea lahenduseni, mis on ülekantav kõikidesse nendesse üle 200 omavalitsusse, mis meil Eestis on, et ma loodan, et see idee jõuab peagi ka teistesse omavalitsustesse, vähemasti Raplamaal. Ja minu enda võib-olla viimase aja üks suurimaid siis vabatahtlikke projekte
lisaks Rapla haiglale, mida ma juba olen maininud, on siis Eesti Suusaliidu juhatuse liikmena vastutan ma lumelaua ja freestyle suusatamise arengu eest ja minu missioon on siis aidata meie superandekas freestyle suusataja Kelly Sildaru sellisele tasemele, et ta tooks meile järgnevatel olümpiamängudel medaleid. Ma teen seda täiesti tasuta, ilma ühegi isikliku siis kasu eesmärgita, aga ma näen, et täna on siis lumealadel see koht olemas, kus võib-olla raha võiks murdmaasuusatamisest üle kanduda ka teistele aladele ja ma näen, et täna on olemas üks sõitja, kes seda abi väga vajab ja ka nüüd kohe järgmise kohtumisena lähengi siis koos Kellyga järgmiste toetajate juurde, et sõlmida siis uued sponsorlepingud temaga. Et ma tõesti loodan, et sellest projektist või sellest minu panusest lisaks Kellyle siis veel teised noored või freestyle suusatajad ja lumelaudurid saavad oma unistusi minu abi tulemusel siis teostada.